Kui esimene inimese kogu DNA järjestuse määramine võttis aega 13 aastat ja maksis $2,7 miljardit USA, siis täna Tartusse saabunud sekvenaator teeb selle töö ära nädalaga. Eesti geenivaramu direktor professor Andres Metspalu ütleb, et uus masin ei tee teadlaste elu lihtsamaks, vaid vastupidi, sest selle toodetava info analüüsimine nõuab alles õppimist. Kui Hollandist reisi alustanud väikese kaubiku juht kuulis Tartusse jõudes, et tema lasti väärtus on enam kui 20 miljonit, päris ärevalt, et kas räägitakse kroonidest või eurodest. Et jutt on kroonidest, kostus ta suust pisuke kergendusohe. Teist sellist Ameerika Ühendriikides San Diegos valmistatud teise põlvkonna sekvenaatorit Baltimaades pole. At the moment it's the world best machinery, this kind of machinery. I would think so, yes, but I'm an Illumina employee, so yes. Isegi sekvenaatori transpordimiskasti küljest lahtikruvimist juhendanud James Whedonil kulub nüüd 2-3 päeva aparaadi ülesseadmisele ning veel 3-4 päeva selle töökorrasoleku testimisele. Siis on siinsete teadlaste kord. Eesti geenivaramu direktor, Tartu Ülikooli professori Andres Metspalu sõnul on neil koos meeskonna tuumik, kes hakkab uue aparaadi toodetavaid andmeid analüüsima. Ta produtseerib meil umbes 100 korda rohkem andmed kui senised genotypiseerimise platvormid, mis vaatasid umbes 1 iga 1000 või isegi vähem. Vaatasid 1 miljon positsiooni genoomis, aga see masin vaatab kõik nad järele. Me saame teada nüüd ka need variandid, mida esinevad suhteliselt harva, aga seda tähtsamad nad on. Peale DNA täieliku järjestuse määramise saab Illumina HiSeq 2000 masinaga uurida ka RNA'd ning analüüsida kõiki organisme, olgu selleks siis bakter, viirus, riisitera või mõni loom. Metspalu on kindel, et ega seegi aparaat omasuguste seas viimaseks sõnaks jää. Ma nägin siin paar nädalat tagasi Ameerika konverentsil üks firma näitas oma uut masinat, mis oli nii suur umbes nagu kingakarp ja tegi terve genoomi ühelt molekulilt. Uus sekvenaator soetati Euroopa Liidu abi toel.